9 senti. Rimi. Avasta värskuse puhang enda ja oma lähedaste jaoks. Koos Silaniga 24/7 kaua kestev värskus. Naudi puhta värskuse puhangut. Silan, lõhn, millesse võid armuda. Ja nüüd kestlikumas ning kompaktsemas pakendis. Valmis kasutamiseks. Rohkem värskust. Welcome to Paradise. Üle ja ümber. Autoga Kesk-Ameerikas. Täna kell 20.00 3. Ilusat neljapäeva hommikut teile, kallid televaatajad. Te vaatate Võidustuudiot. Mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mängu peale käime, tutvume ka reeglitega. Kõige tähtsamaks reegliks on, et pead olema 18-aastane vähemalt. Ehk täisealine. Pead ka meeles pidama, et tegu on tasulise numbriga, kuna iga registreeritud kõne siia poole maksab 2,50 €. Ka siis, kui siin stuudioliinile ei valita. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast siia oma vastusega. Ja vastus jõuab numbrile 9001020. Reeglitest veel selle võrra, et all ekraanil jookseb neid ka ja kõige paremini on kõik kenasti lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee. Täisealine pead siis kindlasti olema, kuigi on ülesandeks selline algklasside matemaatiline ülesanne. Väga põnev, vaata hoolikalt ja vaata vastus valmis. Siin on siis selline ülesanne, et nagu me näeme, on tossud esimesel rivil, 4 paari tosse on siis 40, on summa. Nii, siis on 2 paari tosse ja 2 inimest, nende lõpptulemus on siis 28, siis on käekellad, käevõrud, mingid käevõrud ja neid on siis lausa topelt seal ja siis on veel inimesi ja siis on 20, see on keeruline, siin läheb juba sigri-migri 3. rivil minul ja siis tuleb hoolikalt vaadata, mis on küll see lahenduse ülesande tulemus. Ütle mulle ette liinipidi 9001020. Kes on esimene, sellele kohe 100 € läheb välja siit stuudiost. Saadame ilusa ilmaga. Mis selle ilmaga ikka peale hakata? Me mängime, me võidame, olgu sinul mänguvaim sees ja akud ka telefonis ja vanust vähemalt 18 aasta võrra. Lapsed võivad muidugi aidata, kuna nemad on koolis lahendanud selliseid mõistatusi. Kes on matemaatikas hea? Selle tasub vähemalt tegutseda siis. Kui sul on hea matemaatika peal, siis tegutse ja ainult vastusest ei piisa. Ole meie esimene helistaja, ole meie esimene võitja. Paku midagi välja. Mis on see arv ehk summa siis, mis küsimusmärgi asemele saab sul lahendatud? 100 € sellele, kes esimesena liini pidi stuudiosse meile ühendust saab ja telefoninumber on 9001020. Võid ka korduvalt helistada, siis on paremad võimalused sul siia liini pidi ühenduda koos oma õige vastusega. Esimene rivi on lihtne, mis on tossupaaride hind, nii-öelda. Tähendab summa. Siis järgmine rivi läheb jälle keerulisemaks ja siis 3. rivi on juba suht keeruline ja 4. See on see sinu töö ära lahendada. Tunduvalt keerulisem rivi kui muud. Aga jah, algklassides, 2. või 3. klassis arvatavasti oleme selliseid ülesandeid lahendanud. Muidugi on, kes me oleme juba täisealised, sellest ju pikk aeg möödas. Mõistata. Kirjuta endale üles, siis kui leiad mingi lahenduse sellele ülesandele. Ja jooge kallid televaatajad teed ka. Mina siin stuudios joon vähe meegateed. Ja kui lahendus tundub liiga keeruline ja kedagi liini pidi ühendust ei saa, siis on asi selles, et te pole söönud või korralikult üles ärganud. Sööge midagi, jooge mett ka koos teega siis või teed koos meega, mis pidi iganes. Aga kui kõhud täis, siis töötab ka pea paremini. Ärkavad ajud.
minul ei ärka nad ealeski, aga kindlasti teil ärkab, teil on tarvis see vastus teada, mis sobib küsimusmärgi asemele. Mis arvu sinna saame, kes arvutab selle, millise summa saab ja kes on meie esimene helistaja liinipidi ühenduses. Ole meie esimene helistaja, saa särk sisse siia mängu. Ja ainult vastusest ju ei piisa. On tarvis see siia liinipidi ette öelda mulle, siis saan premeerida siin 100 euroga, selle võrra on juba laekunud. Oleme jõudnud ju nädala keskpaiku juba, tõepoolest neljapäev. Oi, tee on hea. Kes lahendab keerulist mõistatust? Kes on esimene? Vaata, et keegi võitu sinu nina alt ära ei vii. Kärmemale siis läheb 100 eurot loosi kohe. Kellel on õige vastus olemas? 900 10 20. See on meie stuudioliini võidunumber. Sealt võid võita kenasti 100 eurot endale, kui oled esimene, kes selle mulle ette pakub. Mis on see lahendus? Mis arvu saad sina küsimusmärgi asemele? Ei ole kõige lihtsam ülesanne. Ma arvestan ka. See on tegelikult lihtne, aga peasid sa saad lahendatud esimese rivi, siis teise rivi ja kolmanda. Vaata, mis on tossude hind, vaata, mis on inimeste hind ja vaata, mis on nende käekettide, käärõngaste, mis iganes nende summa nii-öelda siis. Küsimusmärgi asemel on tarvis saada mingi arv. Mis arvu sina saad, mis sina rehkendasid seal? Kui oled ära rehkendanud, siis 900 10 20. Võidustuudios soovib raha välja jagada, aga ainult õige vastuse puhul teen seda. Küsimusmärk on tarvis ära lahendada. Mis on see arv peale võrdusmärki sinna siis? Mille sina, mis tulemuseni sa jõuad? 100 eurot sellele, kes oskab kenasti arvestada. Mõnede jaoks on sellised lihtsad. Ja kellegi jaoks on, hallo, tere ilusat hommikut. Te olete meie esimene helistaja, kes seal pool liini. Kes teie olete? 32 pakutakse välja, kontrollime kohe üle. 32, kas on see õige vastus? Ei olnud kahjuks 32, aga arvestage uuesti, pakkuge veel midagi. Võite kasvu korduvalt helistada. Tõstame auhinnafondi, saab laekuma 150 euroni. Kergitame 150 eurot sellele, kes arvab esimesena ära. Mis on see õige vastus siia neljanda rivi küsimusmärgi asemel? Mis arvu saad sina arvestatud? Mis tulemuseni sina jõuad? Võid ju ka arvutit kasutada. Küsimusmärk on tarvis ära lahendada. Kes teeb selle esimesena ära, kes ütleb mulle õige arvu, sellele käin välja siis 150 eurot kohe. 900 10 20. See on meie stuudioliini number võidustuudiosse. Aga ära siis 32 paku, kuna see pakuti välja. Mis on õige summa? Ühte numbrit on tarvis. Üks number, sellest piisab. Mitmekohaline see number on, seda mina ei tea. Mina ei ole lahenduseni jõudnud, minu ajurakud ei piisa sellise keerulise ülesande jaoks. Aga ma ikka katsun. Ära sina ka jonni jäta, ära alla anna. Vaata, kas saad hakkama sellega. Ja hommikuti ongi hea sellist ülesannet lahendada. Saavad. Ajudel on ju tarvis tegutseda, nii et see on just piisav ülesanne, selline väike mõistatus ära lahendada. Matemaatiline ülesanne siis. Hallo, tere hommikust, kes seal pool liini? Tere hommikust, ma olen Oleg. Oleg, ja mis te pakute, mis on õige vastus? 15. 15, kontrollime üle, põnevusega ootan.
Ei olnud ka 15. Ei olnud 15. See on keeruline. See on keeruline. 2 vastust on jõudnud stuudioliinile. Aga tõstame meie auhinnafondi siis 200 euroni, kuna on tegu keerulise ülesandega. 2 vastust on jõudnud stuudiosse. Mõlemad olid valed, aga sinu kord. Arvesta ära, mis on selle küsimus. Märgi asemel tarvis saada mis summa, kuna 200 eurot ootab auhinnafondis sinu vastust. Kui sul on õige vastus esimesena mulle ette pakkuda siia liini pidi, siis käin välja sulle 200 eurot. Peaasi, et oled täisealine. Ainult täiskasvanutega mängime. Lapsed võivad muidugi kaasa aidata, lahendada seda mõistatust, aga ainult täisealised võivad helistada ja ainult täisealisi premeerime. Reegleid on täpsemalt ka meie veebilehel www.voidustuudio.ee. Kontrolli üle, eriti kui oled esmakordne mängija. 200 eurot aga laekunud on juba sinna auhinnafondi ja küsimusmärk on endiselt lahendamata. Mis on 4. rivi õige vastus? Mis tulemuseni sina ju saad? Mina ei ole jõudnud veel kuskile maali. Vaata hoolikalt. Ja stuudioliinile võid helistada kas või mitu korda. Sama saate jooksul võid võitagi kas või mitu korda. Piirangud on maha võetud. Ka nendest on meie veebilehel kenasti kõik kirjas. Tossud, inimesed, käevõrud. Kes mõistatab, see võib ära arvata ka selle vastusega. Ei ole kerge. Ma katsun arvestada, oi. Ajud lähevad krussi. Tossu tuleb peast välja. Siin on lausa arvutit vist tarvis. Tänapäeva inimesed, halb komme, aga tegelikult arvestaksime me kõik paremini, kui me üldse ei kasutaks arvutit, kalkulaatorit siis. Sama on kaarti vaatamistega. Kui kogu aeg kaarti jälgida, ei õpigi kaarti selgeks. Aga mis on siis õige vastus? Tahaks võtta kalkulaatori appi ja vaadata, kas olen leidnud vastusega. Ma ei tee selle vastusega midagi, sina küll aga teed, kui oled leidnud mingi lahenduse, siis julgelt telefon kätte. 900 1020 on Võidustuudio liini number, mis pidi ma loodan, et saan sinuga ühendust siia otse-eetrisse. Kui sul on õige vastus olemas, 200 eurot käin kohe välja. Ma arvan, et enamus inimesi ei ole jõudnud veel lahenduseni, kuna see on siuke üllatavalt keeruline. Mõne jaoks mitte. Tere hommikust, kes on meie 3. helistajaks? Tere hommikut, ma olin Liive ja vastuvõtt on 1. Vabandust, mis oli vastus? 1. 1 on vastus. Kontrollime kohe üle. Ei olnud ka 1. Hea pakkumine, huvitav pakkumine. Huvitav, et meil on kõigil väga erinevad vastused. 3 helistajat on olnud ja kõigil on erinevad vastused. Mismoodi kõik lahendavad seda? See peab ikka olema rohkem kui 1. Arv on kindlasti rohkem kui 1, selle võrra me nüüd teame. 0, 1, mis iganes vastuseid pakud, aga 300 eurot käin välja, kes pakub õige vastuse. Mis on meie küsimusmärgi asemel tarvis leida siia? 300 eurot sinule, kes esimesena arvestab õige vastuse. Nii, vaata hoolikalt. Esimene, teine, 3. rivi on lihtsamad. Kindla peale on vastus siis rohkem kui 1. Kindla peale. 300 eurot vilgub seal, see tähendab seda, et otsib kodu, tahab sinu raha koti vahele pugeda. Pakast on väljas, külm on, ootab, aga õiget vastust on tarvis saada. 300 eurot käin välja sellele, kes esimesena ütleb mulle liini pidi selle õige vastuse. Mis tulemuseni sina jõuad?
mis on siis see õige arv, mis sobib sinna küsimusmärgi asemele. Kui oled täisealine ja sul on vastus olemas, siis kinda peale tasub helistada. TV3 ja Võidu stuudio soovime siit välja jagada raha 300 euro võrra lausa. Aga vastus on tarvis leida. Kirjuta üles endale. Ühe vastuse võid korraga öelda ühe kõne jooksul. Muidu arvesse ei võta midagi, aga peaasi, et üks vastus on sul olemas. Sellest piisab. See võib olla just see, mis on väärt 300 eurot. Kuna õiget vastust ei ole jõudnud, 3 kõnet on jõudnud stuudiosse, aga kõik olid valed. Nii et sinu kord on siis pakkuda õige vastus. Ja kui oled juba helistanud, siis helista ka uuesti. Pea ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia on 2,50 €. 300 eurot on aga auhinnafondi juba laekunud. Selle sooviksin välja käia. Lahenda mõistatus. Mina aitan ka või ei aita, tähendab, vaid katsu lihtsalt mõelda. Ei taha jonni jätta, ei taha alla anda, tahan ka mõistata, aga ei ole piisavalt ajurakke. Ei ole vähemalt ärkvel, aga võib-olla mett koos teega või teed koos meega ehk aitab. Mis toit ergutab ajusid? Kontrolli üle. Võib-olla aitab see sul kaasa siis mingi õige hommikusöök. Vitamiinid alati. Vitamiinid aitavad alati ajutööle ja kõigile heaolekule niigi. Nii et söö midagi tervislikku ja arvuta. Sinu töö on leida küsimusmärgi asemele mingi arv. Millise tulemuseni, mis summani sa jõuad? Siis ütle ka liinipidi kenasti mulle soravalt ette. 900 1020 on meie stuudioliini number. Kuhu oled oodatud, kui oled täisealine? Ainult täisealistega mängime. 300 eurot tilgub seal nii kaua, kui leiab tee sinu rahakotina, aga enne seda on tarvis sul õige vastus siia liini pidi saada, mulle ette öeldud. 900 1020. Kohe, kui oled vastuse üles leidnud. Võid ju peast arvestada, võid ka paberil arvestada, aga võid ka kasutada kalkulaatorit, arvutit. Peaasi, et õige vastuseni jõuad, kuna ainult õige vastuse puhul premeerin sind 300 euroga. Selle võrra on tõepoolest juba laekunud auhinnafondi. Selle soovin välja käia, aga esmalt ootan vastust. Mis on see küsimusmärgi asemel? Olev summa. Mis pidi sa seda lahendad, mismoodi? See ei ole minu asi, aga vastust on küll tarvis teada. Mul ei ole paberit ja pliiatsit ka siin, niimoodi saaks paremini rehkendada, aga vaata, et sul on siis ükstapuha, mis abi seal, kui on keegi välja pakkuma, siis võta abi vastu. Kuna 300 eurot, ära lase sellel kaotsi minna silme eest. Käime selle ikka välja kohe sellele, kes on esimesena välja pakkunud siis õige vastuse, mis on see arv. Keeruline. Aga keegi peab saama, vähemalt peab saama hakkama, kuna mina siit stuudios küll lahkuda ei taha, enne kui olen kena priske 300 eurose välja lennutanud siit koos ilusa. Tänase puhul siis talvise ilma puhul. Jah, selle ilma puhul tõepoolest hea kodus istuda ja teed juua ja arvestada. Mõista, mis see on, mis on õige vastus, mis on see küsimusmärgi asemel saadav summa siis sinna. Millise arvu sa saad? Hallo, tere hommikust, kes on meie 4. helistajaks? Tere hommikust, olen Merike. Merike, ja mis te pakute? Kas teil on õige arvestus? Pakun 23. 23 pakutakse välja, kontrollime kohe üle. Ei olnud ka 23.
huvitav. Aga edu, arvestage uuesti. Kes olete juba helistanud, helistage uuesti, kui olete uue arvu leidnud. Tõstame meie auhinnafondi, kergitame seda natukene veel 350 eurot siis sellele, kes esimesena pakub välja, mis on see arv, mis on küsimusmärgi asemel saadav summa. 350 eurot ja telefoninumber on sul juba peas, kui ei ole, pane mällu. 900 10 20. Kas või korduvalt võid helistada. Kas või korduvalt võid ka võita sama saate jooksul, kuna piirangud oleme maha võtnud. Maha on need võetud. 350 eurot. See on kena summa, aga nii on ka ülesanne suht keeruline, aga selle nimel tasub vaeva näha. Nii keeruline ma ei usu, et ta ikka on. Küll sa ära lahendad. Kui on piisavalt tahtmist 350 euro võrra rikkamaks saada, siis küll sa lahendad selle ära. Edu sulle. Sa saad sellega hakkama. Tere hommikust, kes seal pool liini seekord? Tere, mina Kristel olen. Kristel, ja mis te pakute? Mis on õige vastus? Pakun, et 30. 30 pakutakse välja, kontrollime üle. Ei olnud ka 30 mitte. Ei olnud ka 30 mitte, kahju, aga uuesti. Rehkendage uuesti. Mis võiks olla see vastus? 400 eurot sai laekuma meie auhinnafondi ja selle võrra kena ümmargune summa on seal. See ootab sind. Avama rahakott, sinna ta lendaks, kui on õige vastus. 400 eurot. Sinul on hea võimalus sellele jaole saada, kui sul on õige vastus olemas. Rehkenda 4. rivi vastus välja. Vaata seda ülesannet, vaata hoolikalt. Üks number on, mida meil on tarvis. Selle ühe numbriga võid sina teenida endale 400 eurot kohe peatselt, kui oled esimene, kes ütleb mulle ette selle õige vastuse. Mis on küsimusmärgi asemel? Mis on see arv? Mis on see summa? Mingi number on tarvis leida. Mis pidi sa sinna lahenduseni jõuad? See ei ole minu asi, ainult vastus on tarvis teada. Ise ka ei tea veel seda vastust. Võta aga siis kõik abi vastu, mis pakutakse, ka paber ja pliiats. Teises või 3. klassis oleme kõik sarnaseid ülesandeid lahendanud, aga sellest on ju, see juhtus ürgajal, sellest on tükk aega. Ei mäleta enam selliseid, aga ehk keegi teist seal kodustuudios mäletab ja teab, kuidas ära tuleb lahendada. Kui sul on vastus olemas, sellest ei piisa, võta välja oma telefon ja vali stuudioliini number, milleks on 900 10 20. €400 eurot vilgub, kuna õiget vastust ei ole veel jõudnud stuudioliinile. Ole sina see, kellel on see vastus olemas, kuna sinu omaks saab siis see kohe. Kui oled esimene, kes pakub õige vastuse välja. 900 10 20. Lahenduseni on tee natuke keeruline, aga mitte nii keeruline. Küll sa leiad selle lahenduse sealt kuidagi. Arvesta. Matemaatiline ülesanne. Kui on sinu jaoks kerge, siis kindlasti. Jätka samas vaimus. Küll sa leiad uue. Kui oled juba helistanud, sa leiad uue lahenduse. Pusserda. Vaata, mis lahenduseni jõuad. Arvesta täpselt kõik kokku. Ja kui olid vale vastuse leidnud, siis vaata ka esimene, teine, 3. rivi uuesti üle. Kontrolli need ka üle ja siis on. Võib-olla ongi seal läinud mingi asi untsu sul. Sest 4. rivi see, mille vastust me otsime, see on küll keeruline. Minu ajude jaoks kindlasti. Võidustuudio mängud on alati huvitavad, aga see on üks mu lemmikumaid. Kuna ise pihta ei saa nendele, siis on kuidagi põnevusega ootan. Mis pakutakse? Ja alati huvitab, mis moel neid rehkendatakse seal kodus. Mismoodi teed seda sina? Tee, kuidas tahad. Peaasi, et on õige lahendus olemas.
ei oska peas rehkendada nii hästi. Peas, et sina ei alla anna. Ära anna alla. Tere hommikust. Kes seal pool liini? Tere, kes seal pool liini? Mina kuulan küll. Jaa, Pille olen. Pille ja mis te pakute? 25. Kontrollime üle, kas on 25. Põnevusega ootan. Ei olnud ka 25. Mis on siis õige vastus? Pille ja kõik muud, kes olete juba täna helistanud, kontrollid teie ka üle. Uuesti saate mingi tulemuseni jõuate kindlasti. Mis on selle matemaatilise ülesande? Küsimusmärgi asemel nõutav arv. Huvitav. Alustage algusest peale. Küll keegi leiab selle lahenduse, ma väga loodan. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja seekord? Toomas olen. Toomas, ja mis pakute teie õigeks summaks? 54. 54. Põnevusega ootan. Ei olnud ka 54 mitte. Mis on õige vastus? 400 eurot on endiselt auhinnafondis, selle võrra on juba laekunud sinna ja see saab sinu omaks, kui ütled õige vastuse. Tõstame selle hoopiski 500 euroni, sinna saab raha juurde pressitud, kütsime 100 juurde sinna. 500 eurot on nüüd kokku, nüüd on sul veel parem motivatsioon. Motivatsioon on 500 euro võrra. Leia ülesse. Vaata hoolikalt kõik kenasti üle, alusta esimesest rivist, vaata need kontrolli ulest üle. Ja kui sul on erinev arv kui eelmisel helistajal või eelmistel, siis ma loodan, et see on just see õige, mis on sinul välja pakkuda, kuna selle puhul vastatasuks saad endale 500 eurot siit auhinnaks. See on meie summa, mis on laekunud sinna juba ja see on sinu päralt kohe peatselt. Kes pakub aga mul õige vastuse? Kas oled see sina? Ainult vastusest mäleta, et ei piisa selles mängus, on ka tarvis välja valida stuudioliini number, milleks on 900 10 20. Helista kas või korduvalt, siis on paremad võimalused liini pidi ühendust saada. Peaasi, et oled täisealine. Ja tegelikult oleks ka hea, kui sa mäletaksid algklassi matemaatilisi ülesandeid teisest ja kolmandast klassist, siis võib-olla on midagi sarnast kunagi olnud. Alla ei tasu anda. Ära anna alla. Sa leiad selle vastuse, sa leiad selle lahenduse. Nüüd on tõepoolest 500 eurot juba auhinnafondis ja see on väga hea motivatsioon. Küsimusmärk ära lahendada. Mingi arv. Nii, mina leidsin mingi tulemuse. Ma ei usu, et see on õige, aga nüüd ma ootan huviga, kui keegi pakkus selle välja. Siis ma saaks ise ka teada, kas ma rehkendasin õigesti. Vaevalt. Aga sinul kellegil on seal teada õige vastus kohe pea. Ma loodan vähemalt niimoodi. Ja kui oled esimene, kes pakub selle mulle siia stuudioliinile, siis on 500 eurot sinu oma. Selle premeeringu käin sulle välja. Suurima hea meelega. Ja nüüd ma unustasin ära vastuse. Ma kirjutan endale üles. Nii, mina kirjutasin üles igaks juhuks. Mis arvestuseni mina jõudsin? Nüüd ma huviga ootan, kas pakub keegi just selle sama summa välja. Ei, see poolt sinna kanti ka minu vastus. Ei.
vaata hoolikalt. Kui lahendad seda mõistatust uuesti, võib-olla leiad veel midagi. Hoppiski teise summa. Vaata hoolikalt pilte. 4. rivi on tarvis ära lahendada. Aga võib-olla tuli su lapsakas juba 1., 2. või 3. rivi puhul. Vaata, et need on ka õigesti arvestatud sul. Mis on tossude hind? Või summa. Mis on inimese summa? Mis on käevõru summa? Ja siis nendest kõik tuleb kokku rehkendada midagi. Mingi summa küsimusmärgi asemel. Ootan seda numbrit, mingit numbrit. Mis number on õige, ei tea mina, aga selgub. Kui see selgub, 500 eurot on väärt see õige vastus. Selle soovin sinule välja käia, kellel on õige vastus olemas. Ja raha soov võita endale 500 eurot. See ei ole kerge. Hallo, kes on õnnelik helistaja seekord? Urve, ja mis lahenduseni te saite enda? 13. Vabandust, korrake. 13. 13 pakutakse välja, kontrollime üle. Ei olnud 13. Täna on 13 märts küll, aga vist peaks olema. 13 märts, aga ei olnud see nüüd siis õnnenumber. Täna mingi muu arv on tarvis saada küsimusmärgi asemele. Kui sul on mingi erinev arv, mis välja pakutud on juba, siis 500 eurot võib vabalt saada sinu omaks. Võib-olla lähebki tõepoolest täppi. Kellegil peab olema see õige vastus. Teil on hea võimalus 500 euro omanikuks saada. Natuke tarvis rehkendada, arvestada. Mingi õige arv, mingi õige summa, mingi õige number leida küsimusmärgi asemele. 500 eurot saab sinule, kes ütleb esimesena selle mulle ette liini pidi. Saa siis stuudioliinile koos oma õige vastusega. Premeerin sind kohe 500 euroga. 13 märts, kelle päev on see. Hallo, tere hommikust. Mis on õige lahendus ja kes teie olete? 13, ja osad. 13 pakuti välja just eelmine helistaja. Ja see osutus valeks vastuseks. Kahju, oi, kui kahju. Aga uue lahenduseni. Sina ka. Vaata ka uuesti läbi. Keegi leiab ülesse. Kaks korda on 13 juba välja pakutud. See ei ole õige vastus. Ära 3. korda 13 ütle. Järgmine helistaja, ole hoolas, vaata, et sa ei ütle siis 13. Ütle mingi muu arv. Ükstapuha, mis muu arv, aga ära suvaliselt paku. Lahenda see mõistatus ära. 500 eurot on kena summa ja see on seal vilkumas ja hõiskamas. Kutsub sind koos oma õige vastusega siia stuudioliinile. Puidu stuudio tahaks sinule välja jagada just selle ilusa piraka summa, nagu seda on 500 eurot. 500 siis, jah. 500 tõepoolest. Selle võrra käime välja. Oi. On tarvis lahendada. Hommik ei ole ju. Tegelikult peaks olema just kõige aktiivsem aeg ajudele välja puhanud. Aga ei tea, minul küll ei tööta ajud. Aga ei olegi tarvis. Nüüd uus pakkumine on 600 eurot, mis saab laekuma auhinnafondi. Tõepoolest, kas nägite, mis toimus? 600 eurot on sinu oma, kes pakub mulle õige vastus ette. Mis on see õige vastus? Ja kuulake ka teiste helistajate vastuseid pakkumisi, kuna 2 korda jutti pakutu, siis 13, number 13 vastuseks. See on vale vastus. 2 korda juba ette öeldud, ära ole 3., kes seda pakub. Saa jõua mingi teise lahenduseni. Küll on numbreid veel meil. Mina tahan ka uuesti arvestada. Sellega peab hoolikalt ikka kõik läbi vaatama. Selle võrra targemaks olen selle nõrga tunnikese jooksul saanud juba. Kuidas me ei lahenda seda ära?
Keegi peab olema, ole see sina, kellel on õige vastus olemas. Kui on õige vastus ja vanust on ka piisavalt, ehk oled siis vähemalt 18 aasta võrra vana, siis tasub kindlasti välja valida meie võidustuudio liininumber, milleks on 900 10 20. Pea meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2,50 €. 600 € aga käin välja, kellel on õige vastus ette öelda. Tee rahaga, mis tahad. Saad kevadet veeta sellega. Ja telefon, seda teame juba peast. 900 10 20. Mis on tossude hind? Mis on inimese arv? Mis on käevõru summa? Võta pohkama. Keeruline, aga sinul on seal paber ja pliiats ja võib-olla isegi arvuti, kalkulaator, mis iganes seal olemas. Võta appi. Muidugi parem kui peast arvestada, ka kontrolli arvutiga üle. Mis on see summa? Ma kardan, et ma andsin alla. Mina seda summat võita ei või, aga sina võid, sina ei tohi alla anda. Sina pead veel natuke vaeva nägema, kui soovid 600 € omanikuks saada ja sa saad selle omanikuks. Kui ütled esimesena ette selle õige vastuse. Mis on see arv, mis küsimusmärgi asemele sina saad? Mil moel sa sinna tulemuseni jõuad, see ei oma tähtsust küll, aga õige number, õige summa, õige arv, mis iganes. Küsimusmärk on tarvis ära lahendada. Ole see sina, kes selle ära teeb. Neljapäev oleme kenasti nädala keskpaiku ja raha on siis tarvis kindlasti ja raha on juba läinud pool nädalat selja taga. 600 € aga kergendaks sinu meelt, kui tead, et see hakkab lendama siit vaikselt sinu poole teele. Ka võidusummadest ja kõigest on meie veebilehel kõik kirjas www.voidustuudio.ee 900 10 20. Kes on oma õige vastusega siia teel kohe peatselt? Kes on meie järgmine helistaja? Kas on õige vastus olemas? Ei tea. Helistage uuesti, isegi kui olete juba täna pakkunud mingi arvu, mingi summa, mingi vastuse. Keegi peab ütlema õige vastuse. 600 € on väärt selline natuke keeruline mõistatus siis on, mis on ekraanile jõudnud. Küsimusmärk on tarvis ära lahendada. Sul on see vastus olemas. Kui on tõepoolest, siis tõepoolest sa võid olla ainukene inimene, kellel on see õige vastus. Ära lase võimalusel käest. Ära lase 600 € ära lennata. Püüa see kinni koos oma õige vastusega. Saa liinipidi ühendust. Vali välja 900 10 20. Kas või mitu korda, siis on paremad võimalused stuudioliini pidi ühenduda. Kes saab selle vastuse mulle esimesena ette öeldud, sellele käin välja 600 €, aga see ei ole kõige kergem. Hallo, kes seal pool liini? Tervist. Toivo. Ja mis te pakute õigeks vastuseks? 16. 16 pakutakse välja, kontrollime üle. Ei olnud ka 16, kahju, aga arvestage uuesti, helistage uuesti. 600 € ootab sind, ootab, õiget vastust on tarvis. Rehkend ära, mis on see küsimusmärgi asemel nõutav arv. 600 € vilgub seal. Vilgub, kuna otsib endale pesa, kuhu lennata. Olgu see sinu rahakott. Kõigepealt arvesta ikka see tulemus välja, mis on see matemaatilise ülesande algklassis õpitud juba. Selliseid ülesandeid tegema, aga mingi vastus on tarvis saada. Sinu tarvis arvutit, kui ei ole väga hea peast arvutaja just keegi. Ei, mina ei jõuaks õige tulemuseni, arvatavasti ka isegi arvutiga mitte. Ei ole kalkulaatorit ka tarvis. Mis on see tulemus? Mis on see küsimusmärgi asemel nõutav arv? Oi, kell tiksub järjekordselt, püüdes päeva kinni TV3 ja Võidustuudio. Otsib siis ju võitjat. Olgu sinul see õige vastus, siis saan ma premeerida sind täna peaauhinnaga, milleks on 600 €. Selline kena priske ümmargune summa. Sinna on laekunud, aga lendab ta sinu rahakoti vahele, kui ütled mulle õige vastuse. Mis on küsimusmärgi asemel nõutav arv? Ja nõuame sinult ka siis vanust vähemalt 18 aasta võrra, see on kindel. Ainult täisealistega mängime.
ei saa hakkama sellega, aga sina saad hakkama, usu endasse, keskendu. Imekeeruline, peast arvestades vähemalt, aga peasid sina sellega hakkama saad. Kui saad hakkama, jagan sulle välja 600 eurot siit. Selle võrra on auhinnafondi juba laekunud raha ja see on sinu päralt sellele, kellele, sinule, kellel on see esimene vastus olemas või mis esimene oled, kes pakub selle vastuse mulle siia stuudioliinile ette. Käin kohe välja 600 eurot sulle. Ja stuudioliini võidustuudio liininumber on 9001020. Helista kas või mitu korda, siis on paremad võimalused liinipidi ühendust saada, kuna keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast siia koos oma vastusega. Mis on see küsimusmärgi asemel nõutav arv? Meil on imeilus suur auhinnafond. Sinna on laekunud juba 600 eurot ja see ootab tõepoolest sind. Kas on kena summa? Kui meeldib ja vastus on olemas, siis kinda peale tasub helistada 9001020. Sina võid olla ainuke see, kellel on õige vastus olemas. Kui sul on mingi arv, mida pole juba täna ette helistatud siia, siis soovitan soojat. Pani aga välja 9001020. Mis on meie õige vastus? Tahaks kaasa aidata, aga ei ole piisavalt ajurakk ärkvel mul. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja seekord? Rõugestülo. Ja mis te pakute õigeks vastuseks? 50. 50. Kontrollime üle, kas on 50 õige vastus. Ei olnud kahjuks 50, aga kontrollige uuesti üle ja arvestage uus summa. Helistage uuesti. Teeme niimoodi, kuna see on nii keeruline, tõstame auhinnafondi 700 euroni. Pressime raha juurde. No nii, seal ta on. 700 eurot siis sinu päralt, kes ütleb mulle õige vastus ette, mis on see küsimusmärgi asemel nõutav arv. 700 eurot, see on imeline suur summa, väga kena teine. Sooviks küll endal, aga ei ole vastust ja ma olen tööl. Sina aga saad seal helistada. Peaga meeles, et tegu on tasulise numbriga. Mina olen hetke vait, kui rääkida ei oska. 700 eurot. Vastust on tarvis. Lõppes teega otsa ja see tähendab võib-olla seda, et saategi hakkab läbi saama ja on ju tarvis siis saada õige vastus siia enne saate lõppu. Mis on see küsimusmärgi asemel olev summa? Ma loodan, et keegi rehkendab õigesti selle ära ja me saame välja käia siis 700 eurot just sinule, kellel on õige vastus ja kellel on päriselt ka seda raha tarvis. Muidugi, kui ei ole ja mänguvaim on sees, siis alati võib edasi anda raha. Kellel on seda rohkem vaja, rohkem tarvis. Näiteks on loomade varjupaigad need, kellel on alati tarvis rohkem raha. Väga arusaadav. Kui jääb üle, soovitan sinna ka natuke raha annetada. 9001020, pane see endale juba mällu, vali välja, mis iganes. Aga kui soovid 700 eurot jahtida, kätte saada, enda omaks saada, siis sul on tarvis rehkendada see alumine rivi ära 4. mõistatus nii-öelda. 3 esimesel on ju vastus ette näidatud, aga 4. puhul on küsimusmärk ja see küsimusmärk on mingit arvu väärt, mingit summat väärt. Ütle mulle ette see number. Mis sina saad küsimusmärgi asemel? Kui ütled õige numbri,
Tead ju küll, mis numbri ma sulle välja käin. 700. 700 käin välja sulle õige vastuse puhul. Seierid püüavad päeva kinni. Pikka pidu enam mängus ei ole. On tarvis lahendus leida. Kes rehkendab, kes arvestab hästi, kes saab õige tulemuseni? Peaasi, et keegi. Ja peaasi, et see keegi on selline, kellel on seda raha tarvis. Ja on täisealine. Ole täisealine. Raha käime välja ainult täiskasvanutele ja mängime ka ainult täiskasvanutega, kuna tegu on tasulise numbriga. 700 eurot aga ootel. Nii kaua, kui keegi ütleb mulle selle vastuse. Mis arvu saad sina küsimusmärgi asemele? Ütle mulle aga julgelt ette, kuna ainult vastusest ei piisa. Kui soovid võita ja 700 eurole näpud külge ajada, siis 900 1020. Vali kas või mitu korda välja. Peaasi, et saad liinipidi ühendust mulle selle koos oma õige vastusega. Keegi pole veel siiamaani ära arvanud seda õiget vastust, aga sul on võimalust. Kell ei ole veel liiga kaugel, aga piisavalt kaugel selle võrra, et peab juba kiirustama. Ole kärme. Keeruline. Minu ajud läksid keema. Ai. Võta amps midagi värsket. Kui ei ole vastuseni veel jõudnud, vahest värske toit kuidagi ergutab kenasti. Ehk leiadki peale seda õige vastuse ülesse. See oleks minu suurim unistus ja mina arvan, et sinule veel parem, kui saad raha kätte oma õige vastusega. Kindlasti saad veel õnnelikumaks kui mina. Aga sooviksin küll vaikselt juba seda rahasummat välja käia siit. Aga mul on tarvis õige vastus. Ilma õigeta vastuseta ei saa ma raha välja jagada, aga küll õige vastusega 700 eurot lennutan kellegi poole teele. Ütle, mis on see küsimus märk. Mis arvu sina sinna saad? Selle asemele siis 700 eurot. Selle nimel on vaeva tarvis näha. Tasuta ei tule midagi kohale. On tarvis ära arvestada see viimane lahter siis. Mis on viimase rivi? Küsimusmärgi asemel nõutav arv. Kell on jõudnud juba väga kaugele. Tõepoolest, tiksub, püüdes järjekordselt päeva kinni. 2-3 mängime siis TV6-ga järjekordselt, aga see mõistatus on ülimalt huvitav, väga huvitav ja põnev. Vastuseid on jõudnud palju stuudioliini pidi siia, aga ükski pole veel õige olnud. Me näitame kinda peale ette selle, aga ütle kõigepealt ette. Mis on see vastus? Mis on see küsimusmärk? Mis number sinna asemele tuleb saada? 900 1020 on meie stuudioliini number. Võidustuudio ja TV3 soovib hakata raha välja jagama. 700 eurot on ootel nii kaua, kui jõuab liinipidi õige vastus siia otse-eetrisse. Kellel on see õige vastus? Igal juhul on see väärt 700 eurot ja 700 käin siis välja just sinule, kui oled sina see, kes on oma vastusega siia teele. 900 1020. Hallo, kes seal pool liini seekord? Õnnelik inimene. Tere. Tervist. Kes te olete ja mis te pakute? Silver olen, pakun 13. Silver pakub 13. Oi, 13 on see summa, mida on 2 korda täna juba liini üle öeldud. Nii et ma tean juba öelda, et see on vale vastus. 3 korda on siis 13 number. See on ainuke arv, mis on jõudnud 3 korda juba stuudioliine. Teisi arve minu arust ei ole korratud.
Ära korda 13 kindlasti mitte, aga kahju, et läks nii. 700 eurot on suur summa. Ole hoolas oma vastusega, kuna see muutus 800. Seal on nüüd selle võrra raha, nagu seda on 800 eurot. Kerkis järjekordselt. Valed vastused, neid on jõudnud palju siia, aga 13 on korduvalt jõudnud juba 3. korda. Ära 13 kindlasti paku. Selle mäletan ma juba peast öelda, et see on vale vastus. Mismoodi sinna jõutakse sinna vastuseni, ei tea, aga 800 eurot on vaja välja käia. Ütle oma õige vastus. Mis on küsimusmärgi asemel nõutav arv? Ma käin sulle kohe välja suurima rõõmuga 800 eurot. Kui oled esimene, kes pakub mulle selle õige vastuse sinna küsimusmärgi asemele, ole sina see, ole kärme. Saate aega ka paikselt läbi saama, nii et pikka pidu meil ei ole siin seda mängida. Põnev mäng on, väga põnev mäng, aga ta on keeruline ja selle puhul ongi laekunud selle võrra, nagu seda on 800 eurot juba auhinnafondi ja see on ülimalt suur summa. Neljapäev ja 800 eurot siis. Mõtle, sul oleks terve nädalavahetus aega mõelda, mida rahaga peale hakata. Arvesta ära, mis on tossude hind? Summa tähendab. Inimesed. Vaata need käevõrud ja vaata kõik detailid läbi. Detailides võib olla asi. 800 eurot on väärt päris palju, aga nii, teate, mis toimub? Me kergitame seda veel kord. Sinna saab laekuma 900 eurot. Me kütsime raha juurde. 900 eurot sinule, kes arvestab ära õige summa. Mis on küsimusmärgi asemel? Asi läheb aina põnevamaks, aga sinu töö on veel pooleli, kuna sa ei ole jõudnud veel stuudioliinile oma õige vastusega. Tee see ära, lahenda ära, mis on see vastus ja ütle mulle liini pidi ette. Kui oled esimene, kes pakub selle õige vastuse, siis tead, mis toimub. Premeerime sind 900 euroga. Kena üllatus, selline suur summa. Poleks oodanud. Aga kuna ülesanne osutus väga keeruliseks, siis pidime natuke kergitama ka auhinnafondi ja see meile ju meeldib. Minule meeldib seda välja jagada ja sinule meeldib see raha kinni püüda. Ole aga siis kindel oma vastuses ja võta kätte telefon. Vali välja 900 10 20. Küta seda numbrit kas või mitu korda. Peaasi, et on õige vastus leitud. Mingi vastus, see võib olla just see õige vastus ja sinul võib olla õnne siis saada 900 eurot endale. Selle võrra on laekunud auhinnafondi. Kellegi neljapäevast saab maailma parim neljapäev. Kelle oma? See, kes on rehkendanud õigesti oma ülesande. Tahaks ise ka, aga ei, mina sellega hakkama ei saa. Vähemalt ilma paperi ja pliiatsita. Ei saaks vist nii, aga sinul, kui on hea matemaatikapea või tundub, et täna vähemalt on, sellest piisab. Küsimusmärk on tarvis ära lahendada mingi arv. Teeme meie viimase pakkumise. 1000 eurot saab laekuma auhinnafondi. 1000 eurot pressime, kütsime sinna 1000 eurot. See on sinu päralt. 1000 eurot. Oi, see on nimekena. 1000 eurot on väga harva nende mängude puhul, aga täna on ülimalt keeruliseks osutunud see ülesanne. Kellegil on see vastus olemas, ma vähemalt väga loodan seda. Vaata alumist rivi, mis on see küsimus märgi asemel nõutav summa. 1000 eurot on sellele, kes esimesena ütleb selle vastuse ette, kelle neljapäev saab maailma parimaks. Naerune neljapäev. Kellegil saab olema. Oi, kevadel on nii üht kui teist sellega peale hakata. Teed, mis selle summaga, mis ise tahad, aga peaasi, et on õige vastus. Kui oled sinnamaani juba jõudnud ehk mingi vastuse leidnud, ära ütle 13. Seda ma mäletan juba peast, et seda on pakutud täna meile 3 korda, erakordselt palju. Ma ei mäleta, et oleks kunagi pakutud ühte vastust niimoodi, et 3 korda. Igatahes 13 on siis see number tõepoolest, mida ära kindla peale paku. See on osutunud juba 3. korda valeks vastuseks, aga mingi muu arv. Vaata detaile, keskendu süvene, vaata hoolikalt. Jõua lahenduseni. See lahendus on väärt 1000 eurot. 1000 eurot saab sinu omaks kohe, kes ütled esimesena ette selle õige vastuse mulle. Mis on õige vastus? Keel tiksub liiga kiiresti, aga sul on veel hetk aega. Viimane pakkumine on 1000 eurot. Rohkem raha ei kasva. Ei kerki rohkem meie summa täna. Aga mingi vastus on tarvis saada.
enne kui saade läbi saab ja peatselt see juhtubki, aga sina jõua oma liini pidi, oma telefoniga liini pidi siia siis kiiresti kärmelt 9.00 10.20 jõuad veel 1000 eurone summa on välja jagada siit. Seda ma soovin teha, käia välja õige vastuse puhul. Ütle mulle ka ette. See on viimane pakkumine. Mäng saab läbi, viimane pakkumine, kõik on toimunud juba. Nüüd on sinu kord töö ära teha. 1000 eurot on seal. Saate lõpp jõuab käsile, seal vilgub ka saate lõpp juba punasega, nii et nüüd tõepoolest pead kiirustama, kui tahad jahile kaasa jõuda. 1000 eurot endale võita. Tegutse, otsi vastus, arvesta, mis on see nõutav summa, mis on küsimuse märgi asemel. 1000 eurot vilgub selle allpool, see tähendab seda, et endiselt ei ole leidnud ta endale uut kodu, kelle rahakoti vahele pugeda. Väljas on külm, soovib ta seda teha. Küsimusmärk, mõistata, mis selle asemele, mis arvu sa saad arvestatud. Algkoolides oleme juba õppinud selliseid ülesanded, aga sellest on ju hiidamast aega. 9.00 10.20 veel jõuad välja valida kas või mitu korda. Peasid saad liini pidi ühendust. Kellegi omaks ma loodan väga, et saab 1000 eurot, kui oled tubli töö ära teinud. Lahenda ära see viimane mõistatus siin. Mis arv on? Seal on... Jah, aga mäleta, et välja on pakutud 13 number, on pakutud juba 3 korda välja. Ära kindlasti ütle 13, mingi muu summa. Mis sobib sinna? Viimase minuti kella sooviksin siia. 3, 2, 1, 0 nüüd käima. See tähendab seda, et minuti aja sees on tarvis sinul ära lahendada see mõistatus. Ütle mulle mingi arv ja stuudioliini number on 9.00 10.20. 52 sekundit. Mõistata, mis on lahendus. Küsimusmärgi asemel on tarvis saada õige vastus. Õige vastus ei ole jõudnud veel stuudiosse, aga sinul, kui on mingi number olemas, mida ei ole veel pakutud, ära vähemalt number 13 ütle, kuna seda öeldi juba. Pakuti 3 korda välja. 42 sekundit selle aja jooksul, kui ühendad ennast siia 9.00 10.20 numbrile, on sinul võimalus võita 1000 eurot endale. 1000 eurot läheb kohe loosi. 35 sekundit on aega. Leia omale õige vastus. Mis on alumise rivi õige vastus? Kohe peatselt. Jõuad veel välja valida. Nii kaua, kui telefoniliin pole helisenud, võid sina välja valida 9.00 10.20. Ole ka kiire, ole kärme. Tegutse, vaata vastus valmis. 22 sekundit on aega 1000 eurose jahile kaasa jõuda. Kellel on õige vastus? Kas saame välja jagada 1000 eurot? Ma väga südamest loodan, kuna keegi saaks väga õnnelikuks 13. märtsil. 9 sekundit vilgub seal ja 1000 eurot vilgub seal, nii et asjaga on väga kiire. Kui on lahendus käes, helista 9.00 10.20. Vali välja. 4 sekundit on aega. Selle aja sees ootan siin stuudioliinile 9.00 10.20. Peasid sul on õige vastus olemas, vähemalt mingi vastus. Ja ma loodan, et see on 1000 eurot väärt. 1000 eurot on kena summa ja seda ma tahan välja käia just sinule, kellel on õige vastus olemas. Nüüd läks asi nii põnevaks, et käed hakkasid higistama. Kes pakub, mida pakub ja kui ma küsin su nime ja kust oled pärit, sa ei pea neid ütlema. Vabatahtlik on see asi, aga õige vastus, see on kindel, et selle pead ütlema kohe kenasti soravalt mulle ette. Kohe, kui jõuad stuudioliini pidi, siis vaatame, kas jääb aega üle ka. Mis on meie õige vastus? 1000 eurot väärt. Harukordselt suureks on laekunud kasvanud meie auhinnafond 1000 euro võrra täna 4-päevase päeva puhul. Vaatame, mis siis päeval toimub. 2-3 mängime TV6-ga jälle. Aga nüüd on see imetore, põnev mõistatus. Matemaatiline ülesanne. Kes jõudis ja mis lahenduseni? Kas on see õige vastus? Halleluja. Mis ma siin ootan juba sinu kõnet, siis ma tahan pakkujat liinile. Ma tahan välja käia 1000 eurot, aga ma nõuan õiget vastust. Ja 18 aasta võrra vähemalt panust. Sinult, kes oled helistaja siis. Ole kohe oma vastusega teel, kuna veel jõuad välja valida 9.00 10.20. Kes on meie tänane võitja? Kas on õige lahendus?
Tere, mis on meie õige vastus? 30. 30 pakutakse välja, kontrollime üle. See on kahjuks vale vastus. Oi. Ei ole hullu. Ei ole hullu. Ja mis toimub? Mina arvestasin ennem 96, nii et peaaegu. Mis toimub, ime? Igatahes ilusat päeva jätku ja järgmine kord, kui neid mängime, oleme veel hoolikamad. Aga ilusat päeva ja toreda mängu eest suur aitäh. Näeme 2-3 võidu stuudios siis jälle TV6-ga. 98 oli siis see arv. Vaata järgi, mis oli, mida sa ei rehkendunud välja. Ilusat päeva jätku. Tšau. Maskid on valmis, detektiivid on valmis. Kes aga peituvad maskide taga? Suurim mõistatamismäng algab 16. märtsil kell 19.30 ikka 3. Mis siis Prismas ka Eesti uudised on? Nii, oleme aga jälle juurde võtnud veel rohkem kodumaist toitu. 90 katessa, 100, 101. Uudist on põmps nagu nii palju, et siin on nüüd kohal absoluutselt Eesti kõige kõvem koorekiht. No sul oli ju kurk punane. Mis asja? Ise lugesid raamatukapsaks. 130 ütessa, 140 ja 140 Eesti piimetoodet. Parim toit tuleb lähedalt. Prismas on nüüd veel rohkem eestimaist toitu. Prisma. Persil. Vau, emme oma uues kleidis. Persili pesudiskid, plekkide eemalduse eksperdid, loodud just teile meie parima pleki eemalduse koostisega. See on Persil Deep Cleani lubadus. Persil, sest annad alati endast parima, hoida lastele kättesaamatus kohas. Rimis on Tudis piip. Punased mini-ploomtomatid Rimi 250 grammi, 99 senti. Broileri tiivad Rimi kliendikaardiga 2,65 kilogramm ja kassiaine Gourmet Gold 85 grammi kliendikaardiga 49 senti. Rimi. Oma pere ja vara kaitseks vajad parimat tulekustutit. See pole kokkuhoiu, vaid targalt kulutamise koht. Tamrex Premium sarja pulberkustuti on väga heade efektiivsusnäitajatega, tõhus, töökindel ja vastupidav vahend, mida on lihtne kasutada. Loodetavasti ei lähe tulekustutit kunagi vaja, kuid valmisolek ja vastulöök peavad olema maksimaalsed. Kindel kaitse 10 aastateks. Küsi Tamrexi kauplustest üle Eesti. Niiskus janustele silmadele. Okuvall. Hydromax. Maxima puhastuspäevadel plekid vähem lausa kuni -50%. Aitäh kaardiga. Pesukapslit Ariel 24,99. Nõudepesumasina kapslit Fairy 113 tükki 18,99. Maxima. See, mis puhastamiseks vaja. Euroapteegis nüüd lai valik apteegi kosmeetika brände kuni 40% soodsamalt. Euroapteek. Ilu parima hinnaga. Orange, see on selge märk kindlustada. Sõlmi kodukindlustus nüüd 15% tavahinnast soodsamalt. Kas pesumasinas on mustus ja katlakivi? Siin on üks nipp, pisut äädikat, sidrunhappe. Pesumasina puhastamiseks on mitmeid nippe, ent 4-toimeline kalgon lahendas olukorra täiuslikult. Võrdleme, mis masinas toimub. Äädikas eemaldas vaid osa mustusest, ent kalgoni tõhusus on kuni 96%. Kalgon 4-1. Astu kevadele vastu stiilselt ja praktiliselt. Norman Opticas on lisaks uutele prillikollektsioonidele kõik päikeseprilliklaasid, sealhulgas fotokroomsed -30%, et saaksid kaitsta oma silmi ereda päikese eest. Norman Optica. Rõõm näha. Meie kuulasime kliente ja Coop Pank kuulas meid. Nii see üheskoos teoks Uus-Meremaa arendus Merimetsa rannas. Selline on ka meie suhtumine Livenis. Kuulata, mõista ja leida koos parim. On hea meel tõdeda, et Arko Coop Pangast seisab samade väärtuste eest nagu meie. Mis sa nüüd teha tahaksid? Ma ei tea.
Aga mis oleks, kui me jääksimegi merele? Kuidas? Sõileksime kõikide laevadega. Kas seal saab ujuda? Mis sa ise arvad? Jah.